siit algab minu teekond kuhugi, kuhu meil päris täpselt ei tea. Väga ilus on. Nüüd on käinud vist üks inimene koeraga. Selline rada on mul selja taha jäänud. Olen tubli võib-olla 500 meetrit käinud. Ja siis läheb, ei tea kas minna sealt või minna sealt. Aga ma olen juba päris väsinud. Aga ma rühin edasi. Ma ei ole metsas üksi. Seal läheb üks suusataja, kes ütles asja, et huvitav, et ta ei ole ka niisugune loll, kes metsas niimoodi on. Ma ei tea, kui loll ta on, aga ta on mulle suusahäljad ette teinud. Aga mul suuski ei ole. Seega ma pean suusarajad ära lõhkuma. Väga vabandan. Olen kuskile Mälli ranna lähedale ja siin on mingi pukk RMK poolt ja ma otsustan minna läbi lume esimese puki otsa. Siin on üle põlve lumi. Avaneb vaade merele, vähemalt pilliroole. Seal kuskil peaks olema Lehtna, aga udu on. Otsustan edasi võidelda. Ma pole alles esimesed meetrid minu lumes sumpamisest. On kiusatus siia lõkke teha, aga siit on lõkke koht ära viidud. Ja ma pean umbes 5 kilomeetrit, ma arvan, veel käima. Ja siis ma teen lõkke, kui jõuan nii kaugele. Siin on alles hiljuti keegi mütanud lume sees. Ta on vist sealt tulnud või on läinud sinna ja hoopis tulnud siit. Ma vaatan. Ja siin on üks linnuvaatlustorn. Mis on siin? See sigutikk. Kuhu ta siit läheb? Ma olen torni. Siin on sügav. Veel üle põlve. Ma tahaks sealt ülevalt vaadata. See on vist sealaskmispunker. Ma ei tea, mis mu jala all on. Mul on väga sügaval vahel. Jõhker. Tuleks sinna julge proonida ka. Vist käivad sead mängimas. See on natuke kehvasti. Ma arvan, et ma ikkagi ei roni siia. Just siin on tuul. Ja tegelikult ma ei taha väga nutsuga kohtusega. Suusatades. Aga mis taga juhtunud on, näete siin, ainult suusk paistab veel. Ei tasu võõras kohas suusatada. See koht on, näete, ja näete, suusk paistab ainult. Aga minul on vaja veel siit edasi minna ja ma olen moru esinud, sest põlvis saadik lumes sumbata on päris raske. See on Liivimaa ilusam sild. Seisuga 3. veebruar. Ja ma olen käinud, ma arvan, kuskil 1,5 tundi või. Ja siis ta on veel minna. Nagu oleks 20 kilomeetrit käinud.
olen sattunud väga sügava lume sisse üle põlve tagasi ja otsustan hoopis vaadata merele. Mere peaks ometi kandma merele, mere äärde. Siuke vaade, kõik on valge. Siin on endiselt sügav lumi, aga vaata. Natuke selline tunne, nagu oleks põhjapooluse avastaja ainult Kärdla paistab. Jah, siin on valge. Jääkarusid ei ole. Aga tuul on, külm on ja ma mõtlesin küll, ma eks reemsustest hoidun, aga siin on rinnus saadik lumi ja natuke rohkem. Kui kõhuli kukud, siis kehad võtad püsti. Aga nüüd on püsti. Selline on tagasivaade. Ma olen vist umbes 2,5 tundi käinud. 3 ajataju on kadunud ja küll on hea. Siin on pinnas, kus ei kao jalga alt ära. Adrututid paistavad, siin ei ole lund eriti. Kui sa 5 kilomeetrit käid, nii et nagu jalad alla all kõik kaob midagi. Ellujäämiskursus on peaaegu tähendab üks etapp on otsas, ma olen jõudnud Tõrva ninale läbi 6-meetrise lume vist. Kes ei ole kerge olnud, ma mõtlesin, et teen ilusa väikse jalutuskäiguga. Ellujäämiskursus on ta ja vaadake, mis siin on, ma tahaks natuke süüa teha ja lõket teha. Kõva lumekord. Seda maha ja sinna tahan tuld teha. Ma vahetasin siiski lükkepaega asukohta, sellepärast et seal oli tuuline ja nüüd ma olen natuke vaeva näinud. Tule alla saanud. Seal on seljakott, mida ma kandsin. Kus olid ka puud sees. Ega oli päris raske. Varu jalanõud, mis ma kohe jalga panen, sest mul on saabastest lähevad väga haiged. Magusad, külm jook ja midagi veel seal kotis. Nuga. Varsti ma hakkan endale sooja tegema. Jämini söök. Grill, viiner. Ja siis on siin käes ka natuke kruuse leiba. Tagasi tee läheb lausa lustiga, sest ei ole põlvist kõik lund ja Kärdla silt läheneb metsiku kiirusega. Aga mulle see silt meeldib. Ja selle matka selline pedagoogiline, õpetlik eesmärk oli see, või tulemus oli see, et saime teada, mille jaoks on loodud tee. Tee on loodud selleks, et seal käia. Seal on palju varem käia, kui